tere hommikust! Tere lõunat juba, mis hommik! Tänane ülevõtmine vlogil on eriti hiline, sest et meie start on alles kell 4 ja hommikul oli selline, et Kevin magasutund 10-ni, meie Leoniga täpselt 8-ni nagu eile ja tegime putru, vaatasime multikaid, mängisime autodega ja siis juba ärkas härra Kevin ja mõtlesin, et on aeg tulla koopist välja ja hakata sööma natukene. Vot. Tegelikult ei olnud hommikul üldse ja nagu liiga kaua magasin, ma arvan. Siuke üleväsimustunne oli. Praegu on juba okei. Vot, täna siis Türi triatlon asub Päätsal ja kui palju päevalilli. Distants on siis sprindi distants ja see on kui pikk, Kevin? Ei rohkem ega vähem kui 750 meetrit ujumist, 20 kilomeetrit ratast ja 5 kilomeetrit jooksu. Tõotab tulla kiire, põnev võistlus, kuna nüüd eelnevad võistlused on olnud pigem pikemad, kõik on kestnud niisugune 2 tunni ringis, siis tänane võistlus tuleb sinna isegi tunni alla, ma pakun. Et jah, prognoos on päris huvitav, sest et megatuult lubab kohati isegi 40 kilomeetrit tunnis tuuleiile. Ja nüüd mul ongi, jõuame kohale, vaatame. Ma võtsin ketta kaasa, kellil ei ole muud valikut, tal ongi ainult ketasal, seega mina saan ikkagi valida, kas ma lähen kettaga või jätan oma siis pöiaga jooksu alla, sest et ma vaatasin tuule suunda ka, et on suht küljekas terve aeg. Ehk siis see küljetuulega kettaga sõitmine ei ole kõige mõnusam asi. No me oleme tegelikult see läbi teinud siin üleeile, sõitsime mingi räme tuulega, tegime 3 kiirendust. Aga täna lubab veel tugevamat tuult. No vähemalt praeguse prognoosi järgi vaatame siis, kuigi praegu siin Elva kandis hetkel veel ei ole nii tuuline, aga see näitas, et seal kella 3, 4, 5 paiku tuul tõuseb päris tugevalt, nii et saab olema huvitav. Vot, Leon läks nännaga Pühajärvele, kus tema onu Gerd võistleb Eesti meistrivõistlustel avavee ujumises. Seega tal on ka tegus päev ja teda näeme juba alles õhtul. Vot. Aga meid tulevad... Jaa, meid tuleb vaatama minu vanaema, minu vanaisa. Et see on mega lahe. No polegi vist kunagi käinud triatloni võistluste midagi vaatamas. Rattavõistlustel ikka on tulnud vaatama, aga triatloni mitte, nii et nii lahe, seiklevad ringi. Just. Ja meie Linda, kes meil pidi siis meid filmima ja pildistama, kahjuks tal on migreen, soovime talle kiiret paranemist. Et jääb ainult loota, et koha peal on keegi inimene, kes ei võistle ja keda me teame ja kes saaks võtta meie telefoni ja paar klipikest meist teha. Kui ei saa, siis saate meie käest enne ja pärast siin muljeid ja nii ongi. Ja Lindale kiired tervitused ja head kiiret paranemist. Vot, aga me siis nüüd naudime oma teekonda, jõuame kohale 2, nii nagu oli planeeritud, 2 tunni varem kohal ja koha peal juba siis näeme. On karu tarkust ja minu veeb on minu sarnane, nii pehme karvane. Mul on kaats, see on karuaats. Kohale jõudsime, väga külm, tuuline, aga näitame teile, start on sealt ja ujume siis ümber selle saarekese. Kaske tagant start. Ja finish. Saare tagant siit ujume, siit tagant ja ümber selle. Siin ei ole vist, siis ma tahan sinna teisele panna. Saan seda võistluskes. 73. 73. 7. 7.
Te küsite, ma tean, mis siin sees on. Kevin, hoia korraks. Siin sees ei ole mitte midagi muud kui number rattale, number seljale ja kõhule, kiip jalale ja seekord ma sokke jalga ei pane, seega kiipima ära võtma ei hakka ja uuesti peale panema ei hakka, vaid kõik läheb paremini kui eelmine kord. Number 7 on mul sees, nagu ma näitasin, ja Kevinil on ka 7 sees, nii et juhuu! Viimased emotsioonid on need, et on tuuline jätkuvalt ja Kevin ei pane ketast. Kevin ei pane ketast, minul on ketast, mul ei ole valikut. Ma lihtsalt ei viitsi. Ja tegelikult nii hull ei olnud seda tuulevärk, et... Aga ma lihtsalt mõtlesin, et las praegu olla, et... Tavaliselt ma panen kodus juba alla ketta, aga praegu ma ei viitsi enam siin hakata seda vahetamas, selle vahetamine ei ole kõige mõnusam tegevus. Ja nii armas meie kõrval on üks meesterahvas, kes siis läheb ka rajale mõistagi ja tuli ütlema meile enne, kui ta läks Paetsalasse, et soovib meile edu ja sai meie videost eelnevalt siis inspiratsiooni, nii et täiega lahe, tulge meile julgelt ütlema tšau ja andke meile aimu, et te vaatate meie vloga, sest et me ei tea ainult neid enda ema, isa või vanase jaoks, vaid ka on veel fänne. Aga me rohkem ei pläkuta ja lähme viime enda asjad ära ja siis juba tualetti ja siis juba lähme starti, sest et kell juba on 3:10. Viimane sõna eetrisse. Anne vaja. Anne vaja. Asi juba läheb untsuma, unustasin keelid Paetsalasse panna, nii et üks keel on alla võetud. Läheb, siis läheb. Kus läheb? Ja läksime! Ja Christopher Kamberg, kes oli olümpiadistantsil Otepääl, siis teine, need 2 meest tõmbab sellepärast, et Kevin-Anders Siim on siis ju ujumist Poolas just käis EM-il eliitarvestudes, sai seal 11. koha U23 arvestuses ja 5. koha Euroopa meistrivõistlustel ja Raatan õpetab mind patsi tegema ja patsid peab ju lahti ka võtma. Nii, patside lahti tegemine. Iris, otsime need patsikummid kuskilt peast ülesse. Aha, siit tuli veel patsikumm. Kurepesa tuleb ju lahti teha. Täitsa hästi, püsisid peas. Samal ajal võin rääkida, kui läks. Hästi läks. Mina endast räägin nii palju, et ujudes läksin seekord võib-olla isegi veits liiga hilja vette, et oli püüdmist, samas oli tore püüda, kui mööda parem läheb mööda, kui sinust minnakse mööda, on ja. Poola maa peal hakkas isegi veits pistma, siis hoidsin kuidagi rütmi. Meest välja tulles oli jumala kange, pea käis niimoodi ringi, otsisin, kus see rattas üldse võite käia, on ja siis sain ratta peale, tundsin, et issand, väga väsitav on olla. Ja ratta hakkasin püüdma. Täiega hea, esimene mingi 4 kilti oli küll siuke, et kangena. Aga, mida? Räägi. Aga, et ühesõnaga, algus oli kang, pärast oli hea, rattas püüdsin järjest neid mehikesi ja naisikesi kinni ja tulin rattalt maha ka teisena.
ning siis tuli jooks. Fiskilti on ka palju. Et 2,5 oleks hästi olnud, ma arvan. Aga suutsin terve aeg teadlikult joosta, et sammu hoida ja jalga tõsta, ehk siis on ju, et ei oleks nagu pardi pepu seal jooksurajal. Aga siis tulid tüdrukud mööda. Ma ei tea ju, mis vanuses kõik olid, aga kokkuvõttes enda teine. Nii et kui ma üldis rattas, aga ma ütlesin, tulin teisena välja, siis jooksus langesin. Ma arvan, et ma pean jooksu tegema kuni surmani. Siis ma olen äkki hea, sest et okei, tempo oli 5:00, alla selle isegi ja rattas. Kevin vaatas tulemusi, väga tubli rattas. Väga. Väga. See oli väga kõva. Kelly mingi minut 20 äkki kaotas mulle ainult rattas. Mis on väga kõva. Sealt oleks isegi veel saanud mõned kurvid. Ma tulin viimane laskumine sealt, kus läks üles vaata nagu, ühesõnaga, viimane laskumine seal ma läksin käed all, hoidsin, tuli naljakas tuul eile, ma kartsin, et äkki ma kukun. Et sealt oleks tegelikult peal hoida kinni, aga... On selle kaasa. Võt, aga mul oli vanaema ja vanas ootavad, ta vaatab peale. Lähme autosustamisele, sest et mina teine, tema esimene. Aga tema muljeid ma räägin päris. Õige pea. Staaride elu oli kiire. Võistlus oli lühike, kiire. Mis teie muljed on? Saate mu YouTube kanalile? Toredad? Kas Kelly oli kiire? Jaa, väga kiire. Aga Kevin oli kiirem, on ju? Oli äge elamus või? Jaa, väga. Teine kordki? Teine kordki tulema, jah. Mõnus? Jaa. On ju, ilm hea, tuju hea? Jaa. Vaatasid mered viirid ära, jah? Jah. No nii, Starboy. Külm ei hakka juba. Kas külm hakkas sul või? Millal? Sõidu ajal? Ei jõudnud mõelda sellele. On kuldne. Kevini muljed tulevad siit. Oi! No nüüd 4. triatlon ja ütleme nii, et see oli füüsiliselt kõige raskem pingutus või õigemini tohutu võitlemine endaga. Sest et täna oli kuidagi väga raske, nagu just hetkel tundub, et see vormikõver on kuskil natukene all, aga veel on 2 nädalat aega, et see üles tuleks. Ja eks need lühemad distantsid nõuavadki natuke teistmoodi treenimist ka ja eks ma üritasin, aga lihtsalt jalga ei olnud ja jooks oli enam-vähem okei, et sellega ma jäin rahule. Aga alustame alguses siis, et ujudes kohe vette joostes täiesti uus kogemus. Mul läks Kalipso säär naks ülesse ja tõmbas endaga kaasa täiega palju vett sinna reie ja põlve vahele. Ehk siis terve tee ujudes mul oli lihtsalt sükene nagu veepudel jala küljes, mida ma endaga siis kaasas vedasin. Aga okei, ma ennast ei lase sellest nagu heidutada, aga lihtsalt mul on olnud 4 triatloni
ja üks on olnud ilma kalipsota, kus oli mega hea tunne ja siis 3 triatloni ülejäänud kalipsoga on alati mingi jama olnud. Et ma nüüd ei teagi, kas see lihtsalt see zone 3 on lihtsalt, kas see L-number on mulle suur, sest et iga kord treeningutel ka tihti tuleb vesi sisse ja on selline nagu õhupalli tunne. Et ma juba mõlgutan mõtteid Ironmanil täiesti ilma kalipsota teha, sest et nii lihtsalt on parem. Et kui ma seal kogu aeg seda vett kaasas endaga vean, siis lõpuks ma lihtsalt raiskan tohutud energiat ja mingit oluliselt juurde see ei anna mulle. Aga vaatame, äkki ma saan mingit Synergy kalipsot proovida. Et äkki nad annavad, ma juba räägin, et nagu oleks kokku lepitud, tegelikult ei ole kokku lepitud, Kelliga on kokku lepitud, aga äkki saavad mulle ka anda proovida enne Ironmani ja siis äkki ma otsustan siis, kas ma Ironmanil lähen üldse ilma või siis lähen selle mingi teise kalipsoga. Ehk siis lihtsalt tutikas kalipso ja iga kord võistlustel on mingi jama sellega. Aga jah, siis vahetusalasse joostes mul oli, ütleme nii, et joosta oli sellega veel raskem kui ujuda, sest et see vesi rippus sul siin. Ja see säär oli sul täiesti siin põlve vahel ja tagurpidi ka. Ja vahetusalas lihtsalt ma ei saa seda jalast ära. No ei saa. Te võite minna vaatama ka vahetusala aegu. Mul oli, ma arvan, üks aeglasemaid. Et Liis kapten jõudis seal mulle vist 30 sekundiga vahetusalaga ära teha. Et see, nii kinni oli. Ta oli tagurpidi ka, vaata vastu nahka see pealmine vooder, et lihtsalt ei tulnud jalast ära. Ja siis, kui tuli jalast ära, siis lendas sealt, ma ei tea, 2 liitrit vett välja vist. Vot selline oli minu ujumine ja esimene vahetusala. Okei, sain selle kalipso sealt maha punnitatud kuidagi. Ja ma juba olin nagu, et miks jälle see kalipso nii teeb. Aga siis läksin rattasse, sain ikkagi esimesena vahetusalast, Liis oli kohe mul selja taga. Vahetusalast minema, kingad sain seekord väga hästi jalga, natuke krõpsud läksid viltu, aga siis vahepeal sättisin neid otsemaks. Aga esimesed 12-13 kilomeetrit oli megatuul, küljekas vastu, enamusest oli vastu ja lihtsalt jalga ei ole, et pressida, et nii naljakas ennem sõitsime Kelliga rada natuke läbi ka ja siis räägin seal nii targalt Kellile, et vot siin vastu tuules täiega pushis tagasi tulles sealt. Ja seda infot ma väga hästi mäletasin ja tegin nii nagu Kevin ütles, nii ma pushisin täiega ja mul kandis vilja, nagu ma rääksin enamalt ka. Ja Kelli sõitis väga hästi, et Kelli kaotas mulle 20 kilomeetri peal mingi veits üle minuti. Et lihtsalt täiesti tühi jalg. Ma ei tea, palju see ujumise, see kalipso saaga seda, aga pigem need viimased 2 nädalat peale seda Otepää triatlonit, mul on ka treeningutel see rattajalg täiesti tühi olnud, et lihtsalt ei jõua mingit teatud vatt enam hoida. Et kui muidu oli niimoodi, et lihtsalt lendan ja jaksan ja jõuan, siis peale Otepääd oli täiesti nagu aga vahepeal tuleb all ära käia, sest et nüüd on 2 nädalat aega, et jälle üles ronida. Seega ma usun, et tuleb sealt ilusti välja. Aga jah, vatid olid täitsa all, et siuke hooaja, ütleme, et distants oli lühike, oleks võinud ju pressida natuke rohkem välja, aga hooaja kõige kehvemad vatid, midagi pole teha. Võistlusvatid siis, et jah. Aga tagasi tulles, kui oli see taganttuul, see 7 kilomeetrit, siis oli okei. Ja kus need mäed järsku seal on? Päriselt. Jumala mägine rada oli ka minu jaoks. Okei, need ei olnud nii palju kui Otepääl on ju, aga ikkagi seal oli ikka päris siuksed korralikke ronimisi ja võtmisi, et ma ei tea, ma ei vaadanudki, mis mul see elevation gain oli, aga ikka oli neid mägesid seal. Et minnes oli sul 3 korda üles ja tagasi oli 3 korda üles, et siuksed kogu aeg. Ja muidugi tuul ka. Aga siis, okei, rattas ma suurendasin vahet õnneks natukene, mingi poole minuti võrra. Poole minuti võrra, et see vahe ei olnud kõige veenvam. Et mul oligi siuke nagu hirm, et kogu aeg see kuklas tiksus see mõte, et mine pekki, kui nüüd nagu naine võidabki. No Liis ongi mega kõva.
et Liis Kapten, kui te teate, Eesti parim siis lühidistantside, olümpiadistantsi ja sprindidistantsi naine. Ja kogu aeg ma nägin, et no, praktiliselt nagu vahe ei oleks suurenenud, aga tegelikult natuke suurenes, aga lihtsalt jooksus mul juba see mõte, et lihtsalt hoia see vahe ära. Ja jooksus oli üllatavalt hea tunne, seega suutsin ilusti veel vahet suurendada ja oma asja ära teha. Räägi sellest 90-aastasest mehest ka. No, vist oli esimesel ringil kohe. Et see oli päris kitsad kohad ja siis järsku oli mingi 90 pluss vanuses mingi vanem meesterahvas keset jooksurada. Rattur talle ka kaugelt juba vilistab eest, see, kes siis on liidril ees sõidab see rattur. Ja mitte midagi, vaatab ringi, mõtleb, kus see tuleb, kus ta kuulis nagu vilet, vaatas kogu aeg ühele poole, teisele poole, seisab keset teed. Ja siis lõpuks ta vaatas meie poole, aga ega tal ei olnud kiiret. Ta vaikselt niimoodi vaarus sealt eest ära, aga no midagi hullu ei olnud, et selles suhtes, et ta sai ilusti eest ära, aga ma kujutan ette, kui närviline see rattur seal oli, sest et ta lihtsalt seisis nagu post keset jooksurada. Ta oligi 90. No 90 pluss. Valged juuksed ja... Aga see selleks. Ja teisel ringil ka, kui oli juba hästi palju muru peal jooksmist. Et see muru peal jooksmine on ka selline Eesti triatlonitel suht tavaline pigem. Et midagi uut ei olnud, aga päris palju muru osa oli seal ja väga kitsas oli rada kohati. Ja siis teisele ringile minnes, sealt hakkasid esimesele ringile ka teised võistlejad minema. Ja siis oli vahepeal nii, et see rattur jäi ise karpi sinna võistlejate taha. Et ma jooksin juba ratturile otsa, et kuule, et ma tahaks nagu kuskilt mööda minna, et pidingi nagu hoo maha võtma, et nagu lihtsalt kuskile minna. Sul on igal pool mingi kari mehi, naisi ümber, rattur on ees kinni nende taga, seda vilistas oli suht konkreetne, et palun, kui te kuulete vile, et minge kõrvale. Kui raske on olla liider? Ei tea, kas te samastute temaga või? Mul oli küll. Aga ma sain teise ringile minnes, tuli mulle selge ees vastu ilus tagumik, kellikalm ja see oli tegelikult ma oleks tahtnud seda juba Otepääl teha, aga Otepääl ma siin vales kohas nagu tulin sulle vastu, aga mööda ma sust ei jooksnud seal ja nüüd ma sain sust mööda minna ja aps andsin plaksu ja see andis talle hoogu, nii et kellikalm tuli ilusti oma vanuses, kergitas oma kohta 4. teiseks. Et mul on selle üle nii hea meel ja äge rada oli tegelikult, sest et tegelikult see jooksuda on 2,5 kilomeetrit. Sest et jooksus oli ka see viimane sirge, mis siis finiši poole oli hästi pikk. See oli ka mega tugeva vastutuulega, nagu kui rattas oli. Et mul oli nokamüts peas ja siis ta kogu aeg nagu puhus mul nagu nokamütsi peast minema, kogu aeg hoidsin kinni lihtsalt nokamütsist, et see vastutuules jooksmine ei ole ka kõige kergem, aga ta kuidagi mõnus, suke jahutav ka samas. Et ütleme nii, et olud olid päris keerulised, et see tuul oli ikka väga kõva. Et selle hooaja kõige kõvema tuulega võistlemine üldse. Ma siia vahepeal ütlen, et kui ma jooksust, kuna ma rattast tulin teise naisena tagasi, siis öeldi ka, et kelli kalm, 5 minti vahetal vist liismiga. Ja siis, kui ma teise ringilt tulin jooksuga sealt vahetusala kõrvalt, siis üks pealtvaat ütles, see on 7. naine, ta oli ennem teine. Ma nagu, jooks ei ole mu lemmik. Aga Kelly jooksis oma elu kiirema 5 kilomeetrit ja juba suutis 5:00 tempot hoida. Ma ütlesin talle ka, et enne starti, et lihtsalt proovi 5:00 ja isegi alla. Isegi alla ei ka päris pikalt. Aga no see rada ei olnud nagu tugev rada, seal oli päris palju ikkagi kruusa ja muru peal jooksmist. Ja tuul, ja siis kui see asfaldi osa, siis oli vastu tuules jooks. Et see oli... Ma vaatasin taha hirmuga, vaatasin, et kas tuleb mingi naine, kas tuleb... Oh yes, mehed. Üks poiss on ägeda tegelikult, ja ilus samm, ma nagu wow, thanks mees. Ma üritasin teha sammu head teha. Üritan teha õiget sammu siis, jah.
aga nii äge, et meil oli siis minu vanaema ja vanase kaasa elamas. Esimene ring läbis siin märkasid. Kohe nägid, et Kevin, läheb. Siis teisele ringile tulles ma nägin neid eemalt juba. Näitasin neile pöidlaid. Nemad vaatavad, kus need kilved on ja üldse ei pannud tähele mind, et ma tulin. Aga see oligi teine ring, vaata, seal oli nii palju teisi võistlejaid rajal ees. Et ilmselgelt sa ei tuvasta niimoodi ära. Isegi mina, kui ma esimene ring, mis läksin jooksma jah, siis ma lehvitsin ja nägin, et nad nagu otsivad, aga ega nagu raske võib-olla leida nagu, mina tavaliselt Hawaii riietes ja jään silma, et meie komme nagu on väga ilus, aga ta ei jää niimoodi erksana silma. Ja siis ma lehvitsin ka et Kelly, tubli, ma nagu, et jaa, peoen. et lahe. Ja nüüd siis? Nüüd mina olen homme lastega laagrisse ja mul hakkab homsest ametlikult teiper, Kellil ka. Et siis vaatame, mis see teiper meile annab, et kas seis paraneb, ma loodan, et paraneb, võiks paraneda, peaks paranema. Et aega on nüüd 2 nädalat küll august välja tulemiseks. Kellil vist oli ikkagi hea jalg, ütleme nii. Ma imestan, mul oli tegime sooja või kui ma tein trenni siin, tegime neid lõike Keviniga samas kohas, kui me sõidame 2x40 minutit. Ma tegin 1 korra ära ja see oli siga raske, mul ei olnud üldse jõudu, pulss ei läinud üldse ülesse, täiesti madal, tunne oli mega halb, et ma mõtlesin, ma ei tea, mis täna tuleb, aga see rada mulle meeldis, kõikidest panin taaskord, see võib olla nii hea tunne ka, kui sa oled ujumas ka, tulen kõigist mööda pigem tagantpoolt ja siis rattas, lihtsalt saad nautida, vaatad, okei. Ainult lähed möödud kõigist. No just. Ja siis tead, et kohe on kõik, kohe tuleb joosta. Ei olnud küll palju tegelikult, see, et 5 kilti ei ole palju, aga kui sa ei ole hea jooksus, siis see 5 kilti ka lihtsalt imeb terve aeg. Me rääkisime selle Kambergi tüdrukuga oli Sannaga ka, et esimene ring oleks võinud ära olla ja oleks võinud nagu tõmmad joone alla. Et parasjagu. Siis sa pead supersprindi distantsi hakkama tegema? Ei. Aga lõpuks läks teine ringil läks jalg nagu lahti ja oli tehtav. Nii et aga ma imestasin ka, et nii Pühajärvel kui nüüd Otepääl on ja jooksu esimesel ringil jooksid nagu sellesse finiši pöördest nagu mööda, aga ei hoomagi, et sealt pöörab nagu siis lõpupoole võtta on ja kui ma jooksin teist ringi, siis ma nagu, kus ma üldse pean minema, et kus siis see nool on, et ma pole seda eelnevalt näinud. Täp samamoodi oli Pühajärvel, kui ma läksin uue ringile, mõtlesin, mida pikki? Kus see finiš läheb? Eksin ära, jah. Ja siis, kui oligi see asfaldi pool tulek, vaatasingi, et okei, seal on sild, sinna poole, siin on nool ka. See tekkis alles nüüd. Et see huvitav niimoodi nagu märgata. Esimene isegi ei vaatse lõpu poole veel. Et ei, lahe värk. Kalipsot, et mina sain suht ikkagi pikalt ära, et pidin aitama kanna tagant ja siis ruttu võtsin oma väike sõõmuga sisse. Ma unustasin mainida, tegelikult saime ka ju kaamera antud ühele endisele Tallinna töökaaslase naisele, et seal ma ütlesin vist ka, et ei võtnud ma vahetusalasse kaasa endale päikseprille, sellest polnud hullu, mul oli ju müts, et see polnud jah nagu häda. Aga kui ma tulin ujumise juurde, Kalipso juba seljas ja siis mõtlen, et keelid. Ma pole keeli sisse võtnud ja ma ei pannud keeli ka endale siis. Ma oleks võinud, issand kui loll. Ma oleks võinud selle keeli võtta ja panna endale ju sinna Kalipso alla sellesse kombesse. Me ju rääkisime seda, et sa paned ennem ära. Jaa, rääkisime. Praegult mõtlesin, et issand, ma mõtlesin toolegi, et ma ei saa ju tagasi minna sinna alasse, kuna meil oli mõte, et jätame selle alasse sinna vahetusalasse. Aga anyway, ma oleks selle seal ära söönud. No, põhimõtteliselt, okei, tore taipamine hetkel, et oleks saanud. Aga sõin oma siis mitte kofeiiniga keeli ära ja rajale ma läksin ja minu poolt ma eelnevalt rääkisin ka kokkuvõttes, aga ma ei mäleta, mida ma enam rääkisin, aga jah, et ujumises läksin liiga
hilja starti. Ma arvan, et oleks võinud ka eespool minna, et seal päris mitmed peab püsti uhujad olid aga lipsuaga oli väga mõnus ujuda, et ma ikkagi tundsin, kuidas ma liigun ja üritasin kogu aeg puhuda mulje välja, et oleks hingamine kord nagu mõnus ja hea rütm oleks ja siis pistma hakkas ka mingid tagasi teel. Mida pekkina, saab pistma hakata, et hinga välja, puhu. Ja nagu ma Stravasse kirjutasin ka, siis see viimane punase poiu oli olukord suga, kus ma nägin, et tundsin ja nägin, kus vasakut poolt üks meesterahvas sellest ujub mulle nagu külge. No ta ilmselt ta nägi, et ta oli liiga kauge sellest poist, et ta peab tulema nagu minu poole. Aga mul oli ees veel kõrvalda mul põhimõtteliselt üks ujuja veel. Ehk siis ma pidin tegema ühe konna jala korraks, sest et see vend pani nagu läbi seina. Ma pean enne jõudma elu ja surma eest. No seal võtki enda eest võitlema, aga see oli huvitav. Ma kohe kartsin, et kui ta mul külje all on, et kohe saab mu käest kellaga ka nagu käe peal, et saab pihta. Minu kohta jälle nii palju, et nagu Otepääälgi ma olin alguses lõpuni liider kogu aeg. Kuigi esimeses vahetusalas ma nägin, Liis oli täpselt minu vastas, ta oli ratas täpselt mu kõrval põhimõtteliselt. Ja siis ma seal oma selle kalipsoga, no ei tule ära. Ja juba Liis jõudis mulle sinna ette, et meil oli vahe ujumis ka päris väikene, mingi 20 sekundit või isegi vähem. Et väga hea ujumine Liisi poolt või pigem väga kehv ujumine minu poolt. Ma ei oskagi kommenteerida, sest et jällegi see oli nii ebamugav, sukene vastik, ma ei tea, see kalipso ujumine lihtsalt, ma ei tea, treeningutel vahepeal on jumala hea tunne, et ma ei olegi aru saanud, et mis asendis, kuidas ta siis peabki mul nagu küljes olema. Et mind tahab nagu nii nagu... Oleks võinud minna ilmast, et mitme päevast läksid ilma. Aga reaalselt seda kalipsot ma ei pane Ironmanile selga. Et kui mul see mingi muu kalipso sobib, siis ma lähen pigem sellega või siis üldse mitte kalipsoga, sest et lihtsalt mõttetu. Mul ei anna see kalipso tegelikult otseselt midagi nii palju juurde ka, sest mul on keha kõrgemal vee peal kui enamusel harrastajatel. Ja minu arust on veetunnetus ka ilma kalipsot palju parem. Et nagu, ma ei tea. Et ta veits ikkagi annab seda temperatuuri mõttes natuke paremat, et kui vesi on 20 kraadi, siis sul võivad hakata krambid ja muud asjad pihta seal hiljem, aga jah, vaatab, mis selle kalipsoga saab, aga õnneks sealt vahetusalast ma esimesena ikkagi välja punnitasin ja lõpuni tulin välja ees otsas, et edasi ma kogu aeg natukene seda distantsi ka pikendasin. Et lõpuks jäi siis vahe äkki minut peale, mingi minut 10 äkki või Liisiga, et Liis oli siis ma olen nii nagu impressed, et vau, et meil on nii tugev naine nagu Eestis, et kummardus Liisi ees, et teine siis lõpetaja Üldis oli tema. Et mul kogu aeg see nagu kuklas ikkagi tiksus, et ma ei saa nagu naisele kaotada. Et see veits nagu motiveeris, kuigi jalga üldse ei olnud. Ma ei rattas nagu lihtsalt nagu millal see läbi saab. No ei olnud üldse nagu seda. Aga meie teekond saabki nüüd läbi, sest et me oleme kohe kodus. Võtame peale meie väikse leonikese ja juba siis taastume. Ja võtame selle, ma arvan, et on ka päris pikk video, et juba meie rääkimine siin on mingi 20 minti. Aga jätkuvalt... Siit moraal, et alati ei olegi sinu võistlus, sa ei saagi kogu aeg tippvormis olla. Ilmselge Kelly oli täna parem megajalg, et väga nagu hea meel. Ja minu esimene poodium. Palju õnne. Tore, et ära kestsin selle. Aga ma hakkan meile minema pikaks. Aga triatloni akadeemiale ka suur kummardus ja plaksus, sest et nad teevad nii ägedat asja ja kahju, et läbi sai. Ja kahju, et läbi sai, kuigi tegelikult Ironman on ka veel, neil on ka see oma osa seal sees, et korralduspool, aga ikkagi ootan juba järgmist aastat. Tõsi. Nii et jätkuvalt tulge meile võistlustel või kus iganes ligi. Öelge head sõna, kui teile midagi head öelda. No ja see mees ütles meile seal auto kõrval,
et teie see YouTube'i kanal nii inspireerib teda ja siuksed sõnad nagu annavad endale nagu seda, et vau, me teeme nii ägedat asja ja see päriselt nagu et meie meeldib ja neile ka meeldib, et saame kedagi motiveerida, on ju. Nii et alati on hea kuulda, kui sa saad endast nagu mingi tüki kellelegi anda nagu ja teda inspireerida ja motiveerida, et ma tulen ka, teen ka. Et meie siis YouTube'i kanalilt ta sai selle innustuse, et üldse starti tulla. Loodame, et ta läks ka täna hästi. Ja täna oli võistleja 280 midagi öeldi. Pühajärvel oli 6 sotti. Metsik. No, Pühajärve oli nagu festival. Seal oli nagu melu oli mega. Et kui nüüd kõiki neid Triatloni Akadeemia võistluseid kõrvutada ja hinnata, siis just selle melu poolest, siis Otepää oli nagu, see oli nagu reaalselt nagu mingi Ironmani laadne võistlus, nagu nii palju inimesi, nii palju kaasaelajaid ja kogu aeg oli nagu kuskil nagu mingi melu käis, et see oli nagu mega äge. Täna oli selline natuke tagasihoidlikum ja ka rahvast oli ka ikkagi. Kaaselajaid jooksurajal oli jällegi igal pool, Aitäh teile. Jälgige meid ikkagi siis ka Instagramis, TikTokis, sest et sinna jõuab ju kõige ennem. Homme Kevin, nagu ütles, läheb laagrisse, mina hakkan seda videot kommenteerima ja näete seda siis, kui on õige aeg. Aitäh, et vaatasite. Loodame, et meeldis ja järgmise korrani. Järgmine kord on juba Ironman, seega tšau-blau.